2017 kevadel juhtus minuga traagiline õnnetus. Ma sain sellise väga ootamatu ja karmi diagnoosi. See tähendas seda, et ma pean midagi uut õppima, et ma ei saa arhitektina jätkata. Mina kohtusin Jakobiga siis kirjeldustõlkide koolitusel. Iga kursus, mis ma olen lõpetanud ja kuhu ma olen astunud, on midagi mulle juurde andnud, mind täiendanud ja jälle nagu uusi mõtteid tekitanud, et ma võiksin ka olla näiteks see, ma võiksin hoopis seda teha, võiksin seda teha mitte ainult Eestis, vaid ka näiteks Soomes, Saksamaal, rahvusvaheliselt. Jakobi puhul paistab, et õppimine ei ole justkui õppimine tavalises tähenduses, et ma olen hästi tubli ja sooritan midagi väga suurepäraselt, vaid et õppimine on ellu suhtumine, see on elamise viis, see on hoiak. Tasub alati edasi liikuda ja üks selle väga hea võimalus edasi liikumiseks on õppida uusi asju, saada uusi tuttavaid tutvusi, uusi kontakte. Et mina pooldan sellist edasiliikumist. Et õppimine ise ongi väärtuslik ja seda tuleks teha igal ajal, igas vanuses, igas olukorras. See hoiab sind elurõõmsam.